avatuks mängitud ja panime siis salvestama ka, eks ole. Et me oleme Liisaga oma kodukontoris, siin taustal kusagil liiguvad lapsed, kodune elu ja melu Otepää kõrgustikul. Reede ja 13. No aga mis meil sellest. Väga tore, et olete tulnud meie seltsi, et me siis kahekesi ei peaks üksi neid rahvakalendri teemasid arutama. Ja mina olen rahvakalendri tähtpäevade teemadel kirjutanud juba üle 20 aasta. Teinud ka postitusi ja artikleid. Ja ongi jäänud nagu siis selline harjumus, et kui järjekordne tähtpäev on tulemas, siis otsin oma eelmise artikli üles ja vaatan, et kas on tulnud mõni uus mõte ja kas on äkki mingisugused uued teadmised, arusaamad selle päeva kohta ja siis selgub, et aastaga on läinud pooled asjad meelest ära ja peab ka need pärimused üle lugema. Aga kirjutamisest veel parem on omavahel arutamine ja rääkimine, sest kaks pead on ikka kaks pead. Ja kui on auditoorium, siis veel enam, eks ole, et hulk inimesi, isegi kui te ei räägi kaasa, aga mõtlete ja kuulete ikka ja ma arvan, et see annab oma sellise mõnusa lisa selle rahvakalendri mõtte arengule juurde. Ja vot meie puhul võib-olla ongi see, et me nagu kirjutame sellel teemal, mina olen ka kirjutanud ja nagu iga kord, kui sa seda kirjutad ja rahvapärimust uurid, siis tegelikult nagu mõtestad enda jaoks seda uuesti lahti. Ja ühtlasi nagu, minu jaoks on rahvapärimuse uurimise juures kõige olulisem see, et mis ma sellest ise täna saan, et nagu ma kogu aeg Ahtele ütlen, et nagu mina ei viitsi ma enam tänaseks ei viitsi lugeda neid asju, et lihtsalt, et oli, tegid, käisid, kui see nagu ei ole mulle täna enam kohalduv. Et mis ma täna sellega teen, et kas ma saan sellele teadmisele tuginedes kuidagi tõlgendada selle püha tähendamist, et tähistamist, et mida see nagu, no, mida see, miks sa seda tegid nagu põhimõtteliselt, vaata kuna pärimus on ikkagi hästi pragmaatiline ka olnud, et ilma asjata nagu ei tehtud palju asju, et siis nagu kuidagi sa püüd aru saada, et miks sa tegid seda. Ja kui me sinuga täna arutasime Ahtoga, siis me saime aru, et jälle rõõmu pärast, nagu enamik pühi, rõõmu pärast. Aga eks inimesed, pered ja ajad on erinevad ja eri aegadel eri inimestel võib olla erinev arusaamine ja ka vaade asjadesse. Et ka nendest pärimustest kumavad läbi ju nende inimeste ja jutustajate, kirjapanijate taustad. Aga noh, mis ma nüüd oma kogemuse pealt oskan öelda või arusaamise pealt, et need tavad, tähtpäevad ja tavad, rahvatarkused on üks asi ja selgitused nende suhtes, et noh, miks nii tuleb teha või miks nii ei tohi teha, et need selgitused on hoopis teine asi. Ja need selgitused on sellised nagu moeasjad, et need tulevad ja lähevad. Jah, kui mingi aeg oli see, et ikkagi tõrjuti muudkui paha ja mingid saatanad ja vanapaganad, siis täna võib-olla nii enam jälle ei mõtle, jah, aga. Ja minu jaoks ka need tähtpäevad on iseenesest huvitavad ja need kombed, uskumused, rahvatarkused, et isegi kui ma ei saa aru, isegi kui ma ei oska kohe seletada, et mis see on, et siis ma tean, et võib-olla järgmisel aastal, võib-olla 10 või 30 aasta pärast ma saan sellest aru. See sama lugu on ka regilauludega, et mille vana kujundlik keel jääb ju alguses kättesaamatuks või noh, me arvame midagi sealt nägevat ja teadvat, aga ajapikku alles see arusaamine ja taipamine tuleb. See vajab aega. Me ei tule ju enam, eks ole, talutarrest, et me oleme käinud läbi, üks öelda, torudest ja viledest. Igasugused kasvatused ja õpetused on meist üle käinud ja oma rahvakultuuri juurde tuleb olla teel ja tuleb anda endale aega, et seda mõista.
ja hästi tore tegelikult on näha, et see vastlapäev on ikkagi nii tugevalt meie kultuuris sees tänaseni, praeguses kultuuris. Et kui ma siin enne lihtsalt huvi pärast vaatasin, et kui ma avalikus ruumis guugeldades vaatan, et vastlapäeva mõiste, siis ma leidsin, et tähistatakse nii paljudes Eesti kohtades vastlapäeva sündmusi on homme igal pool, on siin Põllumajandusmuuseumis ja Tallinnas hobusõitu tehakse ja loomaaed tähistab ja külad väiksed isegi on teinud selliseid aktiivseid nagu avatud sündmusi, kelgutamisi koos ja niimoodi. Et see on nagu hästi pildis ja isegi leidsin mingi poe reklaami, et tule meie poodi ja osta umbes ma ei tea, suur kauss kuklite taignade jaoks ja kelku ja kummikuid ja igaks juhuks, kuna ma vaata raha ei saa, siis ma poe nime ei nimeta aga ma leidsin ja see teeb tegelikult rõõmuseks ja lisaks muidugi vastlakuklid iseenesest on ju tõesti vist puudub toitlustusasutus, kes ei pakuks vastlakukleid praegu, nii et see nagu seda, et hernesuppi saab ja vastlakukleid saab ja liugu tuleb lasta, et seda kolme asja kindlasti, ma arvan, kõik me teame ja see on nagu, see on siiani tugevalt iga eesti keelt kõneleva inimese nagu teadmine. Võib öelda küll, et igal vastlapäeval või liugupäeval, mulle meeldib see maakeelne nimi rohkem, et igal liugupäeval Eesti rahvakultuur või Eesti põlisrahvakultuur on elav, on meelde tuletatud, on kõigil silme ees, mitte ainult, eks ole, vastlakuklid, vaid ka liumäed, liugulaskmised, hernesupid. Ja see on ju tulnud läbi aegade, see on tulnud aastast aastasse läbi erinevate valitsuste ja okupatsioonide ja nüüd ikka ja jälle igal aastal me tähistame seda päeva, kuigi see ei ole riigi tähtpäev ja kuigi selle eest ei maksta ja kuigi seda ei kästa teha, me ikkagi tähistame hea meelega. Ja ilmselt on asi selles, et see on läinud meile justkui siis DNA-sse. DNA-sse, jah. Me saame emapiimaga või see on meil rakku mälus, et see vastlapäev või liugupäev on üks mõnus asi, et magusad kuklid, mis on küll, eks ole, uus kultuurilaen, aga see liugu laskmise mõnu, et see paneb ennast ise ikka jällegi kordama, et ükskõik, et milline on poliitiline valitsus parasjagu või millised on olud, inimesed tahavad, eriti nooremad ja lapsed tahavad hea meelega minna liumäele ja liugu lasta. Ja mina siinkohal kujutan ette, et see on tegelikult hästi suuresti on see ikkagi meie õpetajate ja kasvatajate teha ka, et seda on nii lihtne vaata lastele lõbusaks teha, on ju, ja vastlapäeva ilmselt tähistavad peaaegu kõik. No ma ei tea, kas on olemas lasteaiarühma või kes seda täiesti üle laseb. Et Heidi, sina seal on ju kindlasti tähistate ka mingil kujul või koolis? On küll, eks ole, tähtpäevi, kui ütleb kurvastada, et mida küll meie koolid ja lasteaiad teevad, et mis jama seal jällegi mingit lääne moe asju seal õpetatakse, aga liugupäeval oleme küll väga rõõmsad, et meie oma pärimus ja pärand elab igas linnas ja igas külas, kus inimesi veel elab. Ja selles mõttes, eks ole, et me nüüd täna siin küll räägime ja te olete tulnud kuulama, aga eks ole, kohe teeme selle selgeks, et kõik eestlased on selle päeva asjatundjad, kõik ju me teame ja tunneme, mis asi on see vastlapäev ja liugupäev ja teame ja tunneme põhilist, eks ole. Aga me täna õhtul siis omalt poolt, et paneme natuke juurde seda vanemat ajaloolist pärimust ja võib-olla ka mõtiskleme veidi selle üle. Siin korraks isegi tegelikult seda laiendaks, vaata sa ütlesid, et kõik eestlased on ju, aga ennekõike võib-olla kõik inimesed, kes on nagu Eesti kultuuriruumis Eestis elavad inimesed tõenäoliselt saavad selle vastlapäeva nakkuse, aga sa lugesid ju mulle ka enne ette, et väga paljudes teistes riikides on see ka tegelikult olnud. Jaa, et ühelt poolt, et see on üks kõige laiemalt elav maausuline püha Eestis, ajalooline järjepidev maausuline tähtpäev, aga sarnaseid tähtpäevi, sarnaseid tavasid tähistavad meie hõimlased, liivlased, vadjalased, soomlased, marid, komidud, murdid ja tähistavad ka hoopis teised rahvad Skandinaavias ja Saksamaal ja Austrias ja kus veel.
et lastakse liugu nüüd siis järgmisel teisipäeval või vähemasti vanasti on liugu lastud ja et see tava, see tähtpäev ühendab meid mitte ainult hõimlastega, vaid ka teiste vanade rahvastega. Ja see on jällegi selline seaduspära, et mida vanem on üks uskumus, tarkus või tava, seda laiemalt kipub ta olema levinud. Ja et ka venelastel, eks ole, on ju see Maslenitsa seal omal ajal ja nüüd meie hõimlased, kes on jäänud Vene okupatsiooni alla, et on siis pidanud ka seda Maslenitsat nägema. Aga seal veel kaugemal Uuralite taga elavad handid ja mansid, kelle talvelõpupüha, mis ei ole üldsegi kirikukalendriga kunagi kokku läinud, see talvelõpupüha juurde kuuluvad ka liulaskmised. Nii et see annab alust arvata, et tuhandeid aastaid on see liulaskmise tava selle nüüd praeguse pühaga seoses säilinud. Jaa, aga huvitav on tegelikult seda ka teada, et see, mida rohkem mina seda pärimust üle loen, siis ma näen, et kuidas see on hästi oluline naistele. Et seda justkui tänaseks taandatakse justkui laste ja võib-olla lasteaedade kuidagi, et las lapsed lähevad ja lustivad, aga see tegelikult on kõigile väga oluline ja ennekõike just naistele, et nii nagu need kevadised pühad siin järjest ärkavad ja algavad, et oli pudrupäev ja nüüd on see liugupäev, vastlapäev ja siis tuleb see marjapuna, pastumarja, see päev ka. Nii et selles mõttes järjest need pühad, mis on suunatud sellele loova naiseliku väe äratamisele ja tärkamisele ja selle rõõmu liikuma saamisele, järjest siin nüüd on. Nii et see on ennekõike oluline just pereemadele, et seda vastla liugu just laseks naised, nii et naised ja kampas ja naised kõrtsus jälle ja naised tantsimas. Nii et see nagu eriti hoolega just kutsun kogu aeg naisi üles. Ja need on olulised märksõnad. Aga meil on selline väikene spikker ka ette valmistatud ja et mitte siis mõnda teemat ära unustada. Kui lubate, siis me lähemegi väiksele ajaloolisele või pärimuslikule teekonnale ja vaatame siis teisi selle saabuva päeva asju veel. Kõigepealt, jah. Ma just ütlen, et kui keegi tahab midagi vahele öelda, olete täiesti teretulnud nagu, et see võib olla vabalt vestlusvormis, et meil ei ole ettekujutust, et me peame siin rääkima nagu üksi. Et kui kellelgi tuleb selline tunne, et sa tahad midagi jagada, tule lihtsalt julgelt vahele, et nagu alati on vahva nagu see dialoogi vorm, et jah. Aga võib-olla vaataks alguseks ühe vana filmi ära. See oli väga tore leidvahtul siin täna. Et me oleme siin tuisusel Otepää maastikul praegu ja talve pealinn, eks ole, Otepää, palju lund ja nii on olnud ka vanasti. Enne ma proovin selle jagamise panna. See tuleb. Kas saad selle? Ma leidsin ühe vana video või filmilõigu, mis räägib siis vastlapäeva pidamisest Otepääl aastal 1959. Kas ta nüüd läheb käima või? Laust vanad Eesti vastlakombel. Kõigepealt võidusõite regedega. 19 võistkonna hulgas peeti kindlamaks esikoha pretendendiks ujujal. Nemad panid ju oma reele 2 meistersportlast. Ent ennustustega ei maksa siiski kiirustada. Regi tuleb üles tagasi ka vedada. Täis võidutahet kihutas meest alla Vanemuise peatrihvas. See on see apteekrimägi, me sõidame kogu aeg. Ainsana suutis ükskõikseks jääda apteekrimägi ise, mille põhjal kogu liulaskmine toimus. Otepää keskkooli õpilased hoidsid aga oma meestele kogu aeg pöial. Mine tea, kas see just aitas, aga meistersportlased olid sunnitud koolipoistele loovutama esikoha ja päevakohase auhinna, suure vastla kukli. See on tõesti väga suur, õige suur.
sotsialismi viljastavates küsimustes on ka olid vastlakuklid ka viljasid. turistid aga korraldasid vastlamatka Nimeredesse. Selle kaunis finaaliks kujunes põlemine, kuidas sa suusatad samal ajal? Eks ole. Täitsa huvitav. Võib-olla et kaamera ees. Võimas. No, Puud suusad nagu võisid põlema minna. jah. Ja seda käes. Kuidas me nüüd siit välja saame? Stop. Stop. Mhm. Eks ole jah, et jube sünge ja õudne okupatsiooniaeg 1959, aga meie oma vanad põlised tavad said elada ja näete, et kaamerate ees oli isegi üks vastlakukkel vaatamiseks välja pandud. Ja enamik inimesi nälgis tol ajal, nagu me teame. No. Aga see selleks. Et meie liugupäev, meie vastlapäev on siis nüüd teisipäeval, nagu alati see on reegel, et liugupäev tahab noort kuud ja teisipäevast päeva. Ja teisipäeval kuu luuakse alles kell 2 päeval. See tähendab, et nagu see päris liugupäev saab alata kella 2, kui kuu on loodud. Teda taevas veel näha ei ole, aga me teame jah, et ta on nüüd sündinud taas. Ja siis vastlapäev, liugupäev vajab noort kuud selleks, et kõik need taiad, tavad, mis tehakse, et nad on ju mõeldud edendamiseks, nagu kasvu ja viljakuse edendamiseks ja noor kuu siis soodustab kõike seda, mida inimesed oma tavadega sellel ajal taotlevad. Jah, ja no vot, et kella 2, aga no üleüldiselt on ikkagi olnud see, et kui on vastlapäeva hommik, siis nagu ikka nendel kevadpühade ajal, et tõustakse tegelikult vara. Mõned inimesed meil tõusevad nagu nii iga päev vara, aga kes on siuksed laiskuarstid, et see vara tõusmine ja on ka jah, see ärkamise aeg ja magama mineku aeg on huvitavalt nagu pärimuses reglementeeritud, et ärgata tuleb vara ja juba enne päikesetõusu mõned asjad ära teha. Näiteks on soovitatud tangupuder ära keeta, sest et vastlapäeva esimene söök tegelikult on puder ja lasta juba liug pimedas ära. Et see ei ole olnud vist üle Eesti, aga nagu paaris kohas on seda nimetatud. Mitmel pool on jah soovitatud, et see liu laskmine peaks käima siis enne päikesetõusu või peale päikese loojumist. No praegu õnneks päike väga vara ei tõuse, nii et see midagi väga konti murdvat ei ole ja mõnel inimesel ehk isegi on võimalik täitsa sobiv enne tööle minekut käia liumäelt, hüpata läbi ja oma õnnistavad liud ära lasta. Ja sõnnik tuleb ka siis ruttu enne päikesetõusu ära vedada, ma saan aru. Et sõnnik on nagu üks selle vastlakukli kõrval või sõnnik üks selle päeva märksõnu ja on ka soovitatud siis enne päikesetõusu see sõnnik välja viia, aga selle juurde tuleme veel tagasi. No, sul on siin kavas kirjas, et tuleb see sõnnik on hommikul kohe ära viia. Ja päeva peale, vaatame selle päevakava siis üle, et päeva peale et jäävad siis muidugi toidu keetmised, eks ole, järgmised söögid, kogunemised liumäel, need suuremad kogunemised, kõrtsuskäigud, pikemad liusõidud regedega või autodega tänapäeval. Ja sellel päeval on jah siis soovitatud minna valges magama. Ja see on väga huvitav, seda me Ahtoga arutasime, et nagu valges magama, et praegu meil ju päike loojub ikkagi kuskil 5-6 aeg juba on ju. Et nagu ei ole soovitav õhtul tuld panna põlema enam. Et see on üks reegel jah, tuld põlema ei panda ja minnakse valges magama. Aga noored on kogunenud mitmel pool saunadesse, et saunas võis tule üles võtta. Tule üles võtmine pidi mõjuma väga halvasti seal härgadele ja hobustele ja kasvule ka. Aga et kui see tuli võetakse üles saunas või mingis muus hoones, näiteks kõrtsis, siis see oli ja on lubatud. Ma arvutasin kokku ka, et 9 kuu pärast on siis november. Siin segan vahele natukene. Hiljuti lugesin, et Eesti taluperedes teatud ajani oli
kombeks magada 3 korda ööpäevas. Et võib-olla see valges magama minek oli sellest ajaperioodist soovitus. Aga see on minupoolne tõlgendus, oletus, et ma ei ole sellest nii väga kindel. No võib ju olla küll, et see, kui elektrivalgust veel ei olnud, siis see pime aeg talvel on nii pikk, et seda ei jaksa ühe jutiga ära magada. Et mitmes jupis. Aga seal võis olla ka see, vaata tegelikult, et pidi vahepeal kütma, sest külmaks läks, et sa pididki nagu üles ärkama, et lähed vara magama ja siis ärkad üles kütte alla vahepeal. Aga paraku siis ei olnud veel ka korstnad, eks ole, ja kütmiseks tuli teha uks lahti. Et suits välja läheks, nii et keeruline lugu. Nii, olgu, päevakava on meil üle vaadatud. Toit on esimene teema, see on kõige tähtsam. Ja mida siis perenaised on kõnelenud? Mida perenaised süüa on pakkunud? Jah. No mina lugesin, et hästi oluline on sellel päeval leiba küpsetada. Et ma ei ole päris kindel, et ma sellest tavast olen siiamaani kinni pidanud, aga kuna on noor kuu ja linade, vaata, nagu linakasvule ja mingitele muudele pere elementidele, mis on perenaiste hallata, on seal rõhku pandud, siis leib, ma kujutan ette, on ka üks asi, et kui sa teed vastlapäeval noore kuuga leiba, et see on nagu ikkagi suunatud sellele, et leib on alati laual. Aga no see ei ole muidugi nagu number 1 asi vastlapäeva juures. Aga no herned ja see on ka üks huvitav asi, et ega tegelikult herneid ei olnud ju väga palju, et see hernesupp ei ole olnud mingisugune selline väga tihe söök ikkagi, et hernes on nagu piduroog, et see on selle päeva, et sellist rasvast tuleb süüa. Ja on isegi olnud, vaata selline, see ei olnud nüüd ka üleüldine, et üldiselt on ikkagi räägitud seajalgadest, et see supi sees on see seajalg. Aga et otsis üles, kuskile on pakutud 3 lihasuppi, näiteks lamba, sea ja kes me siin veel oli? Härja, no jah. Nii et sellised huvitavad erinevad toidud ja Tatra vannkoogid on olnud üks huvitav asi, mida siit oli vastlakook, et see vastlakook tegelikult ei olnud ju päris vanasti meil niisukukkel, et see niisukukkel tuli ikkagi oluliselt hiljem ja no vahukoort, kui sa nüüd mõtlema hakkad nagu päris selle vana talu aasta ringi peale, siis ega tegelikult veebruaris ei olnud väga seda piima ja koorti võtta. Et see on ka ilmselgelt tulnud hiljem meil. Aga ma loodan, et teie kuulajate seas on ka mõni põllumees, kes kevadel külvab vilja maha, väga loodan. Et kõik ju teame, et jõulude ajal on olnud jõululeib laual, aga üks eriline väikene mage rukileib on küpsetatud ka sageli liugupäeval. Ja seda ei ole söödud ära, et see on hoitud kevadeks ja kui kari on läinud välja, siis igale loomale natukene. Või on siis ka vilja külvamise ajal pudistatud seda leiba terade hulka, et sellel noore kuu teisipäevasel liugupäeval küpsetatud ja laual olnud leib on justkui laetud igasuguse edendava ja hea väega ja kui seda lisada külviviljale, siis vili kasvab paremini ja ka need loomad, kes esimest korda kevadel välja lähevad, on siis selle võrra tugevamad ja tervemad. See oli ka huvitav, see 3 korda, 7 korda, 9 korda söömine, et kui sellel päeval kündja sööb 7 korda ja külvaja 9 korda, et siis neil on rammu kevadtöödeks. Et kellel on sellised suured füüsilised tööd, et siis võib mõelda, et need mitmekordsed söömaajad on ka jõulule omased, et. Ja huvitav, et eks ole, et see Soome liugupäev või laskeaine, et ka seal on mitmeid selliseid momente, mis on aastavahetusele või uuel aastal omased. Et siin on jah selged nagu seosed või sarnasused jõululauaga. Jämaja, see on siis Saaremaal, see on olnud see koht, kus on keedetud 3 lihast. 3 seltsi liha on pandud sinna, veisepõlv, lambaliha, sealiha ja ubasid tingimata. Aga seda rasvast toitu on palju rõhutatud, et sealihaga seoses peamiselt, et sellel päeval
et oad on seal rasva sees ja leib on, kastetakse leiva sisse ja näpud on muidugi rasvased, aga siin nüüd pange tähele, üks väga kasulik nipp, et kui nüüd sööte teisipäeval seakooti või veel midagi sellist rammusat ja näpud saavad rasvaseks, siis need ei tohi puhtaks limpsida. Miks? Lõhenevad suvel ja lõikad palju näppu. Seda on keelatud. Ja Soomes on olnud täpselt samasugune tarkus ja soovitused. Nii et ma ei tea, kuhu siin neid pühkida, et no salvrätikut võib olla. Jah, no jaa, aga kas seal toiduga seoses on meil midagi veel või? Vaata see kontide viimine siin, kellel on see sigu, aga kellel meil tänapäeval on sigu kodus, enam ei tohi sigu peada. Et ei tohi panna neid sealiha konte, eriti seajala konte ei tohi panna prügikasti või koerale, et nendega peab hoolikalt ringi käima. Pööningule viima. See on nagu saunaviht, et sa ei tohi seda suvalisse kohta ära visata, sest pärast võib sulle endale haigus tagasi tulla. Et ka need kondid siis mõjuvad sigadele otseselt, et noh, kui nad on hästi hoitud, siis on ka sigadega hästi ja üks viis on, sina vist soovitasid seda, et tarkust, et ükshaaval viia seakondid siis tarreotsa peale. Mis see tarreots tähendab? See on vist pööningule, lakka. Ja ma olen veel lugenud kuskil, et ka suus just viid, et üks kont korraga viidi ülesse. Mina pole teinud seda tava. See on no tegelikult väga oluline ja sügav vaimne praktika. Et see nagu siis Eesti jooga võiks öelda. Et siis toob emis palju põrsaid, et see tegelikult võtab otseselt siis nagu sigade sigivust. Et sellel on siis praktiline eesmärk. Selline nõiduse värk. Aga vaata, üks huvitav asi on veel, et muidu nagu vastlapäeval ei ole nagu väga palju teada seda, et oleks olnud mingid erilised joogid, kui küll on õlut vist nimetatud ja viina aga vastlapuna on ka öeldud. Nii et see ei ole olnud võib-olla mingi üleüldine, aga seda võib laiendada nendele kevadistele naistepühadele, siis on alati olnud see punane jook, eks ju. Ja, võt seda ütlesid sa väga õieti, et need talvistel naistepühadel see puna joomine on alati omal kohal ja puna, eks ole, eelkõige naised, aga võivad juua ka mehed ja lapsed, et see toob tervist ja head jumet kõigile. Aga nüüd räägiks ära veel siis need peamised seakontide viimise kohad. Et need tuleks viia siis vastlapäeva õhtul, enne õhtut, kui lähete valgelt magama, enne seda tuleks viia sinna, kus teie sead on suvel karjas. Et kellel just kusagil on ja siis sinna Kivivaresse või ka metsas on käinud sead karjas vanasti, et sinna on neid viidud. On usutud, et sead püsivad hästi ühes kohas ja jällegi nendega ei juhtu mingisuguseid õnnetusi. Kus me siis viime? Et seda me peame arutama veel, jah. Kus meil tavaliselt sead käivad, me peame välja mõtlema selle. Ja siin nüüd tegelikult kumab ka selline võib-olla Anni viimise jälg, et on viidud siis Andi mingisse kohta, eriti kui on üks teada oli, et viidi Kivivaredesse, et oli tavaks Kivivaredesse viia. Kivivaredes on Mulgimaal näiteks Virumaal ja ka mujal on olnud just talude pühapaigad. Et see näeb küll ja võib-olla Anni või siis ohvri viimise tava. Aga see on nagu ainukene vist viide, mis sa pärimusest praegu leidsid, et niimoodi üldsegi nagu Andi viiakse, et see ei ole selline üleüldine vastlapäeva tava ikkagi olnud pigem. Jah, aga see kontide viimine on olnud üleüldine. Siin on 75 teadet on siis rahvakalendri antoloogia selle kohta, et kondid tuleb viia karjamaale või metsa, et see on olnud väga levinud. Ja et ei räägitud, et see on nüüd and või ohver, aga see tava ise näeb. Mitte vaata siin on küsimus, Leili küsis, et mis on kivivahed. Vahed. Kivivared. Kivihunnik, mis võis olla kalme, mis võis olla põllukivihunnik või veel midagi muud. Eesti pühapaikade seas on kõneldud ohvri altaritest, see sõna on laenatud kiriku keelest, aga selle all on mõeldud siis mingisugust kivivaret, mis on suurem või väiksem, kuhu on viidud andi ja kus on öeldud palveid.
tööd. Teisipäev on ju meil täiesti tööpäev, ei ole mingisugune riigipüha, ei ole isegi mitte lipupäev. ja aga See on täiesti illegaalne underground tähtpäev. ühtlasi on ka hobuseaasta algus. Tõsi või? Jaa. Mis see veel on? No mingi uus hobuse. Kusjuures sellel vastapäeval on hobustega pistmist küll ja sellest veel räägime ka. Aga nüüd siis teisipäeval, et tööd ei tohi teha. kui te olete maausku, siis usk ei luba tööd teha. Ja et Heidi, sa võid öelda tööle, et kahjuks ei ole võimalik. Iga eestlane ju on vähemasti 25% maausku. Et võite küll endale küsida töölt vaba päeva, kas või veerand vaba päeva. Usulistel põhjustel. Usuliste traditsioonide täitmiseks. Ja keegi ei saa, võtta meil on igasugused tähtsad seadused täna veel, keegi ei saa sulle ei ka öelda. Siis nüüd, aga seal on variatsioonid, et kui on väga teadlik tööandja või tööandja jurist, et siis võib tulla jutuks see, et mõnel pool on öeldud, et alles lõunast on töövaba päev, ei tohi tööd teha. Pärimuses. Ja mõnel pool on ka öeldud, et alles peale liha söömist ei tohi tööd teha. Nii et igaks juhuks hommikul enne tööle minekut, kodust välja minekut tuleks juba liha põske vista. Et siis võite öelda, et liha on söödud ja tööd enam teha ei, usk ei luba. Aga tegelikult veel kord tulla tagasi selle juurde, et noorkuu loomine on alates kella 2. Nii et kella 2 ikkagi peate vist seal tööle ära istuma. No vot neid edendavaid, õnnestavaid taigasid enne 2 ei ole väga mõtet teha, aga pühitsema võib hakata ju kohe. Kui silmad lahti teed, siis kohe sealiha põske. Ja siis veel töödest kindlasti ei tohi kedrata. Jah, Heidi. Pead sealt käsitööklassist selle voki pead ära viima, et vokid on isegi metsa viidud, et sinna Annelinna kuskile parki võid voki ära viia, et kogemata sul on 7. klassi poisid seal ei hakkaks ketrama. Kindlasti on kaetud nad kinni, aga sageli on viidud ka kodust hoopis ära, isegi metsa. Ja mõnikord on olnud häda, et pärast enam metsas seda pole seal, kus sa selle viisid. Võtab jalad alla ja vokil on ju 3 jalga, eks ole, et ikkagi pääseb edasi. Ja õmmelda ei tohi. Õmmelda ei tohi, jah. Usk ja rahvakultuur ja südametunnistus ei luba. Käsitööõpetajatele, kes meil on siin kõik need põlised paikajad ja põlised meistrimehed, et see on vaba päev, et igasuguseid. Vaata, siin on paar asja, mis räägivad nendest kahjuritõrjest ka ja vist ma tean, et neid terava sisulisi töid ei tohi teha, aga kudumine ja siuksed asjad on ka või? Tolle kohta pole tere tööd. No on seoses noortega, kes õhtul kogunesid siis sauna külade kaupa noored, et tüdrukud moe pärast olid võtnud vardad kaasa. Et kus sa niisama tühjalt ikka lähed välja, eks ole, nagu asja pärast ikka. Et lähed poistega saunu kuduma või? Jah. Emale öeldi niimoodi. Ja siis sellel päeval soovitati teha pastlapaelu. Need pidid olema väga tugevad ja ka siis loomadele pidi mõjuma hästi. Töödega oleme jõudnud ühele poole ja räägime nüüd siis liu laskmisest, mis on ilmselt kõige tähtsam taig sellel päeval. Liu laskmine jällegi, eks ole, et on tõenäoliselt on väga-väga vana. Seda võime öelda liukivide põhjal. Meil on lastud liuguga kivide peal ja liukive, mille lasevad liugu lapsed, lasevad liugu täiskasvanud. Et neid leidub meie naaberrahvastel, neid leidub erinevatel mandritel ja see liukivide tava ja kividel liu laskmise tava isegi ka seal, kus lund kunagi ei ole. Et on tõenäoliselt 10 000 aastaid kestnud. Ja nüüd siis selle liugupäeva tava lasta liugu lume ja jää peal, et see on lihtsalt selle variatsioon. Ja mida on siis kirja pandud rahvatarkus öelnud, et miks tuleb sellel päeval liugu lasta? No kõik teavad, et siis kasvavad pikad linad. Ja linast pesu, voodipesu ja suviseid kergeid riided me ju kanname veel tänini ja peame neist lugu. Aga on öeldud ka, et tüdrukutel siis kasvavad
sirged juuksed ja juuksed püsivad siledad, kui liugu lasta. See liu laskmine on ka sigade õnneks muidugi. Ja mis paneb nagu põhja alla, see on üks selline pärimuskild, et tuleb lasta sellel päeval liugu ja olla rõõmus selleks, et siis on kogu aasta, eelolev aasta hää ja rõõmuline. Meil on nii palju öeldud tegelikult erinevates pärimuslikes pühades ja tähtpäevades, et rõõm on kõige suurem, kõige olulisem asi. Et rõõm on oluline jõulude aeg, rõõm on oluline varrude aeg, kui on titele see nime andmise pidu, pulmas ja see on nii huvitav, et täpselt nendel päevadel rõõmu stades sa loodki rõõmu enda ellu ja see on nagu täiesti selline täiesti kohe sihuke peaaegu et nagu käsk või noh. Et tuleb teha neid asju selleks, et rõõmu ja tuleb nagu, kuidas öelda, ise nagu kontrollida ennast, et sa oled rõõmus. Niimoodi nagu sauna vaata ei tohi minna paha tujuga ja vihaselt. Et meie nagu rahvas on nagu nii-öelda reguleerinud oma tuju ja loonud oma elurõõmu teadlikult. Jälginud ja suunanud oma tujusid ja tundeid ja rahvatarkused on sellega seotud. Muidugi sa võid proovida ka, et nagu halva tujuga liugu lasta paar korda mäest alla vaadata, kui kaua see halb tuju püsib, et liu laskmine igal juhul teeb tuju heaks, eks ju. Ja üks veel, et mitte lihtsalt liugu lasta, vaid see oli ka hästi oluline, kuidas sa seda liugu lased, kus sa seda liugu lased ja nagu mida sa seda liugu lastes tehes teed. Nimelt üks asi võib-olla, mida me oleme ära unustanud ja lapsed võib-olla teevad seda lihtsalt ise spontaanselt, aga kilkamine ja hõiskamine, laulmine ja loitsumine. Nii et kui sa lähed liugu laskma, ükskõik kas sa lased lihtsalt jää peal nagu jalgade peal või lased mäest alla või liumäest või veespaas kuskil liurennist või kelguga või millega iganes, kuidas sa seda valid, siis tead, et sellel hetkel sa tegelikult teed väga maagilist rituaali, kui sa kelgutad või liugu lased ja see rõõmu loomine ja see, mida sa tegelikult sellel hetkel nagu mõtled või hõiskad või loitsid või taotled, see läheb käiku, läheb loomisesse. Ja tegelikult meil on ju liugu lastud ka teistel tähtpäevadel. Jõulude ajal on lastud liugu Karulas ja Arglas ja veel vist mõnes Võrumaa kihelkonnas. Ja oli vist ka pudrupäeval ehk küünlapäeval kusagil Võrumaal see tava. Aga nüüd siin Otepääl, Otepää kihelkonnas on seda vastlapäeva või liugupäeva nimetatud pudrupäevaks. Jah. Et neil tähtpäevadel eri paigus on võib-olla erinevaid nimesid. Ja pudrupäev on siis Otepääl ja Otepääl on kõneldud. See on nii ilus pärimuse kild, ma loen selle ka ette. Kui pudrupäeva puulpa, ehk see on siis laupäeva, õdagu liugu lastas, siis pandan linasiiminit vakakõsega karmanide ja lastas liugu. Kui livu on ära lastu, siis võetas karmanist neo linasiimne vakakese sisest, kallatas tõiste manu siätessegi, siis kasvas pige lina. Ehk võetakse Otepää kandis on pärimuslikult tavaks lasta liugu esmaspäeval enne vastlapäeva. See on siis vastlapäeva laupäev ja kaasa on võetud linaseemned väikse karbikesega, vakakesega sinna liumäele ja pärast need seemned on segatud teiste linaseemnete hulka jällegi, et neid väestada. Vaata, meil on siin Otepää rahvast küll, tegelikult Arne on ja Marju on, et huvitav, kas keegi Otepää kohalikud inimesed teavad, on olnud sükest asja või? Et paned põue linaseemned sellel ajal, kui sõidad. Aga tegelikult seda saab laiendada ju, vaata kes mida. Et kui ma teaks, et Arne on kohe kindlasti kuuldes, ma küsiks, et Arne, et kuhu sina tavaliselt paned linaseemned, kui sa liugu lased? Arnen kuulda, ma igaks juhuks kontrollin. Kuuleme. Tähendab, mina linaseemneid ei ole kordagi kasutanud, aga kogu selle jutu vältel mul tuli meelde, et kuidas üliõpilased tegid vastlapäeva. Et mina olen Tartus Kassitoomel
õige mitmed korrad liugu lasknud ja siis seda lina kasvatanud nii-öelda. Ja siis käis see, kuna kelku ei olnud väga käepärast, siis mina igatahes olen kogu aeg lasknud portfelliga. Ja mul Ahaa, oli üks selline seanahast portfell vedasid seana. ja seanahast, see oli hästi tugev. Ta oli hästi vana, ma ei tea, kus ma sain selle mingi, kuskilt ta tuli ellu. Ja see oli selline tugev portfell, sellega sai alati pika liu. Mitte kõige pikema, kelgud läksid ikka kaugemale. Aga linaseemned, mis tast portfellist sul alles jäi, Arne? kõik, mul on vist siiamaani kuskil alles, kusjuures. Mitte hullu, mitte midagi, nii et täiesti korralik asi. Nii et olen jah, ma olen portfelliga lasknud, aga portfellis ei olnud seemneid. Nii. See on väga huvipakkuv seik, rahvateaduslik ja siin tuleb ilmekalt esile meie tavandi ja rahvakultuuri loomingulisus. Ja et niimoodi on ka vanasti, et liugu on lastud väga erineval kombel. Taguotsa peal näiteks kelguga, reega, pingiga, künaga, kuuseoksal, õlgmatil ja mida ma nüüd ise täna alles märkasin, Pärna niinest punutud rooguski matil. Sellised asjad on olnud. Ja muidugi on lastud jalgliugu ehk siis püsti seistes ja ma ei tea, minuealised, kes mäletavad kooli ajal lapsena, olid meil asulates ja linnades sellised kitsad jääribad, mis kasvasid kogu aeg pikemaks, sedamööda, kuidas me iga päev liugu lasime ja täiskasvanute meelepahaks muidugi. Jalgliug, et see on olnud ka meie esivanematel, jääkarussellid. Aga üks täiesti unenäoline vinge liulaskmise viis on olnud minu isa kodukihelkonnas Pöides Saaremaal. On võetud saanid, saanidele on pandud purjed peale ja on mindud tegema siis seda vastlasõitu. Kujutate ette, valged või hallid, millised nad olid, et purjed, Pöide maamehed seal oma saare keelt rääkimas ja naised triibuseelikutega saanidel purjede all kihutamas mööda merejääd Muhumaa poole ja tagasi. Aga see on olnud. Ja muidugi on siis seda sõitu tehtud ka hobuse ja reega, isegi on ka põhjendatud niimoodi, et kaugele sõita võimalikult, et siis jällegi võimalikult pikad linnad kasvavad, sõidetud, saanitatud või reetatud teise külla või veel kaugemalegi ja tagasi. Ja vot siis seanahast tudengi portfell väga hästi hakkab siia ritta, millest Arne rääkis ja olen tänulik, aga tänapäeval, eks ole, kõik võimalikud need poes müüdavad liuvahendid ja kiletükid ja vakstud, aga kas kellelgi on veel midagi sellist sinna ritta panna? Mõni loominguline liulaskmise võimalus. Vaata sellel pildil, mis meil oli seal Facebooki sündmusel ka, seal on tegelikult, me lasime ühe suure kilekoti peal ükskord alla seal põlvaval kõik koos, kus me saime mingi 7 rongis olla. Et mingid tugevad, mingid plagud või plakatid. Aga siis peab ka jah? On lastud ka suure veoauto siserefiga aastaid vastu tehtud, et ja siis mäletan ka sellist lumevaest talve, siis oli niimoodi, et sai autoga sõidetud nii-öelda künka otsa ja siis vaba käiguga alla tuldud. Et see siis asendas seda lume peal liu laskmist. Epp kirjutas plastmassist lastevanniga on alla lastud. Ja nüüd, et siis kust, eks ole, muidugi mingil kõrgemalt kohalt, kust saab selle hoo sisse ja mere ja järve ja tiigi ja jõe jää pealt. Aga pärimused räägivad ka, et on vanasti, kui on olnud rohkem lund, on lastud aidakatuselt, et keegi seal meenutas, et
tuiskas lume sisse ja ukse kohta ainult kaevati välja ja siis vastla peal vedasid ree katusele, aida katusele ja lasid sealt katuselt siuhti alla. Aga põnev on teada, et on ka siis aetud lund hunnikusse, et saaks Ahtole täienduseks 2010 või 11 mul lapsed lasid lauda katuselt alla, kui oli niivõrd palju lund, et ei saanud kodutalust väljagi. See oli ka vastlapäeva paiku. 2010, siis kui Laas sündis, too aasta mäletad oli? See oli umbes selle paiku ka mu onupojad Jõhvis lasid oma autotöökoja katuselt liugu. Kas oli 2010 või veidi hiljem, aga noh nüüd 2010, kui see Monika pani padaoru kinni ja siis või sellele järgnev ja siis 2012 siis oli samuti padakandis hästi palju lund, nii et ei pääsenud mingisugune aeg liikuma. siis pärimusteadetest leiab ka sellise meenutuse, et neil oli kivihunnik seal lähedal ja isa oli ehitanud kividest mäe ja kastnud seda iga päev veega niimoodi, et tekkis jäämägi. Ja ainult selleks, et nad saaksid siis vastlapäeval liugu lasta ja no eks nad lasid siis hiljem ka. Aga et on päriselt tehtud tööd, et seda tava täita. Et see ei ole ainult mitte rõõmu ja naljaasi, vaid et vahel tuleb ka vaeva näha. Ja muide, et ka meie hõimurahvas Marid on ehitanud veel ka nõukogude ajal laudadest või puidust selliseid pikki liumägesid, mis on siis veega kastetud märjaks, tehtud jäiseks ja terve külaga ehitatud ja hiljem üheskoos lastud liugu. No kõik ei ela ju Otepääl, vaata, meil on siin tõesti, meil on maja eest kohe läheb sinna sauna poole üks päris korralik juba liumägi, nii et enamik Eestist meil on ju väga lauge ja ei ole seda head sellist, kus sa saad need pikku linasid ja kui sa tead, et see on ikkagi väga-väga tähtis, et sa saaksid võimalikult pika liu, siis tulebki vaeva näha. Ja. Siis talv, eks ole, lumi ja külm, aga siin on ka natuke tuld. Ja mitte ainult see hingeline ja vaimne tuli, aga ka päris tuli. Et on mõned teated selle kohta, et on tehtud õlest või linast tuli liumäele üles ja on kelgutatud sealt läbi, et puhastuda. Et nii nagu on see Jaani või Leedo tulest läbi hüppamine, puhastab ja tervendab ja kaitseb haiguste eest. Me oleme seda ise teinud. See tegi väga palju igatahes sihukest lusti ja sellist elevust, et meil oli vist üks aasta, kui me siin tegime seda remonti, meil tuli seda ehituslina või takku tuli välja ja siis meil oli seda kotis ja see nagu väga hästi võttis tuld ja kiiresti ja samas ei tekitanud sellist olukorda, et sa päris põlema lähed. Kui kelgutamine on 100% äge, siis läbi tule kelgutamine on 200%. See oli väga kihvt, et seda selles mõttes täitsa kohe soovitakse, kui sa nagu veel tead, et see tõesti puhastab ja see on see eriline sinna vastlapäeva lisa selline puhastus, ma ei oska, mul kadusid sõnad ära praegu, aga see on tõesti äge, et see ei ole võib-olla olnud vaata nii üleüldine tava, et läbi selle suitsu või sellise väikse tula nagu sõita, aga see on äge tava. Samas suitsutamine on olnud üks täiesti üldlevinud tava meie rahva hulgas ja üks põhilisi puhastumis ja kaitsetaigasid. Et ruume, inimesi, loomi, esemeid on suitsutatud teatud taimedega, kadakas, nõmmliivatee, pune ja veel midagi. Et puhastada, tervendada, õnnistada ja ka näiteks pulmalised on sõitnud tuleväravatest läbi, see on olnud suht tavaline. Karjalaskepäeval on ka vaata see loomade suitsutamine või loomade sellest suitsutatud läbi laskmine, läbi jooksutamine. Ka ümber jaanitule on aetud ja loomi, et nad seda suitsu saaksid. Ja sarnane tava ja tarkus on levinud maailmas laialt erinevatel rahvastel ja nii nagu liu laskmine, nii ka võib-olla siis see suitsutamine ja tule läbi puhastumise et oleme saanud oma väga kaugetelt esivanematelt. Siinkohal tuleb üks hea nagu nipp tegelikult ka kõigile. Praegu on see hästi suur haiguste periood, et
tegelikult üks võimalus enda algavat haigust ära peletada on ka just nimelt teha seda kas nõmmliiva, mis on meil väga tugev see kaetisrohi ehk siis nagu tervendaja ja päästaja. Nõmmliiva suitsu, kuivatatud nõmmeliiva suitsu või siis pune on ka ja kadakas. Nii et kui tunned, et hakkad haigeks jääma, siis võib selle põlema panna selle tuustikese seda taime ja selle tekkiva suitsuga nagu lasta ennast niimoodi üle vastu päeva ja päripäeva. Nii et kui nüüd siin rahvaluule kogudes on publitseeritud 2 teadet selle läbi tule sõitmise kohta, siis taust on selline, et see on olnud kõigile tuttav ja tavaline ja võib-olla oli siis nii tavaline, et isegi nagu ei tulnud meelde rääkida. Aga võõras see igal juhul ei olnud. Kell on juba 51, et kas me püüame kesktunniks ära lõpetada või? Vaatame, äkki õnnestub. Et üks reegel, mis avaldub meie rahvakultuuris läbivalt, on see, et olulised sellised pühad asjad või taia asjad, et seal on 3 komponenti. Et on aine, mingisugune ese või materjal, on liigutused teatud pidi, teatud suunas ja on sõnad. Aine, liigutused ja sõnad. Et samamoodi on ka siis liugupäeval, et lumi ja liulaskmise vahendid ja inimene. Ja lisaks võetakse kaasa teatud esemed. Linaseemnetest oli juttu. Väga palju pärimustes kõneldakse, et on kaasas seajalad, et isegi mindi liumäele ja lasti liugu, seajalg pihus. Seda me tänapäeval enam ei näe, aga ma ei tea, see on äge, et see miks mitte. Ja mina mäletan, et ma korra siin segama panin Facebooki ükskord ühe hernesupi tegemise pildi, kus olid sealajad passid sealt, siis ma sain kohe pahandada mingitelt veganitelt, et miks ma nii roppu pilti, et sa näitad, et nagu äratuntavad looma kehaosad on pajas. No mõni asi on ropp, aga ei ole midagi teha. Näiteks nagu toit. Jah. Mida veel on kaasa võetud? Siis ka linakiud on endale siis ümber mähitud või külge köidetud. Nüüd seda peaks naised rääkima pigem, et mida siis selle linase riidega on tehtud. Ja see oli üks väga äge tava, kus sellest täitsa kohe mõtlen, et tänapäeval on päris palju tütarlapsi, kellel on noori naisi, kes soovivad emaks saada, aga see väga hästi ei õnnestu. Et võib-olla isegi soovitaks just see vastlapäeva tava puhul teha ekstreemseid teppe, ehk siis nagu naised on lasknud valge linase kanga peal palja peega hangest alla. Et see on siuke eriti, kujutan ette, et virgutab nagu seal naiste igasuguste asjade nagu liikuma panekut. Et jah. Kas saanis või kelgul on pandud siis alla see linane riide? Mina sain aru, et nad ikka suht ikkagi naturaalselt selle lina peal panid ikkagi otseselt hangest. Aga võt ei teagi, ei ole nüüd otse kelle käest küsida, aga et jah, nendele tüdrukutele ja naistele, kes tõesti praegu on kimpus sellega, et tahavad lapsi saada, siis ma arvan, et vastapäeva seda liulaskmise väge tuleks, mina küll kasutaks ära seda ja võib-olla läheks veel ühe titekivi peale liu laskma veel. Siis oleks täitsa kindel, et ei jää see titt tulemata mitte. No on see hea, et sa siin eitust kasutad. Aga poisid on pannud vurriluu endale hambusse ja lasknud niimoodi. Aga vurri sa pole üldse rääkinud, jah? No see on nii salajane asi, et ma ei tea, tohibki nii avalikult rääkida. See on meie rahva salajane asi. Et mõnel teisel polisrahval on muidugi veel, aga... Vurri tegema. Ja ma arvan, et kui me ei räägi sellest, et ega ei ole ka midagi, sest kõik teavad nagu nii. Jah, tehke vurri. Aga need loitsud ja hõiked või? Ja, et asjad liigutused ehk siis liulaskmine ja siis sõnaline pool, et on kindlad hõiked või loitsud või ka laulud, mida on siis mäelt alla lastes öeldud. Ja neid on palju, neid on erinevaid, tundub, et siin ei ole nagu väga kindlaks nagu teatud loitsude puhul on näha, eks ole, et nagu väga vähe on teisendeid, et nagu üsnagi ühetaolised vormid on.
aga siin neid on erinevaid ja ma laseks teile ühes Tori kihelkonnas salvestatud laulu, et kuulaksite ka ise seda. Et see on nüüd siis jällegi folkloore.ee lehel on rahvakalendri teemalisi laule. Need 2 laulu on ka vastlapäevast liulaskmisest, üks Kihnu, teine on Tori. Ja Tori ma kohe panen mängima. Pane lihtsalt play peale. Kas on kuulda? Aga äkki ma jagaks ekraani ka. Kus siis tuleb? Siit. Et seal on ka sõnad, seal on ka viis, kes on noodioskaja. Ja seal on salvestis. Salvestis on aastast 1961. Liisa Kümmel. Vastlautasid kiideti siia jalad ära, kus tuli mäe otsa siia jalg pius ja oli vastlakukled. Neid tehti siis ka vastlakukled. Vastlasaia. No need kätte ja siis mäe otsa kõik liugu laskma, kus vedasime vast Reemäe otsa ja seal siis mäest alla nii kuidas aga läks. Ja ka vanad inimesed siis ikka laulsid. Liugu, laugu, linad pikalt uks lahti ja libedad liugu, laugu. Linad liulaski jälle liugu, laugu, tutrad toas istu jälle liugu, laugu. Ei saa tohe ümber minna liugu, laugu, siis jääb linad koerusesse liugu, laugu. See on siis liulastmise laul. Vanemad inimesed laulsid. Vanad inimesed ja kui nad tulid vast noortega sinna, siis laulsid, nemad laulsid ikka, noored inimesed oskavad laulda kedagi. Kui see noored oskavad laulda, nad ei oska kedagi laulda. Aga see oli üks seal veel? Ma teist ei lase, aga lühidalt ütlen, et näiteks Jüri kihelkonnas mõned näited. Liugu, liugu, linadele kiudu. Jõrvis liugu ja laugu, linad pikeks, liugu, takud taga tõuka jälle. Vaivaras, linad liu laski jälle, takud taga tõuka jälle, tutred toas istu jälle. Häädemeestes, liis liugu, linad pikaks ja luust lagedaks. Rõuge, pika lina, pikemäiks kui kanepä ehk kanepist pikemad. Karksi, mulgimaa, linaliugu, pikka kiudu, kukur otsa, kuldanopsi, seemel sisse siidikirja. Ja et see ei ole mitte mingisuguste kirjameeste välja mõeldud asjad, vaid need on tavaliste talumeeste, talunaiste leitud, loodud sõnad ja neid on palju. Et kus need leiab, eks ole, kus on rahva laulude kogumikud või ka siis rahvakalendri antoloogia. Et see on nüüd ka Eesti Kirjandusmuuseumi lehel pange otsikusse folkloore rahvakalender ja siis saate selle kätte digitaalsel kujul. Seal siis liulaskmise osas on hulk neid loitsu näited ka toodud. Aga teeme seda huvitav praegu, kui sa seda lugesid ette, siis ma sain aru, et vaata nagu meil on Leedo ja jaanipäeva lauludes on ka seda, et kes ei tule jaanitulele, see jääb magama sinna pikalt sinna ja jääb laisaks. Põhimõtteliselt see on nagu siuke väike manitsus või et mitte öelda needmine, et kui sa ei täida tavasid, siis ütleme, mõjud ei jää tulemata. Et siin oli ka praegu, et kui sa liugu ei lase, siis sul tuleb umbrohud lina sisse või? Aga pärimustest käib ka läbi, et nii noored kui vanad ja väiksed on käinud kõik liumäel. Nii. Sul on väga ilusad juuksed. On jah. Ma ei tea, kas ma sellega nõus olen. Ma vaatasin just noorusaja pilte, kui ma veel noor olin, siis olid veel ilusamad ja tihedamad. Eks naised muidugi vanasti käisid ainult ju kaetud peaga igal pool ja ka liumäel. Eriti abielunaised, jah. Ja mõtlegi just abielunaisi. Aga neiud on lasknud paljapäia. Kas see oli nüüd Eestis või Soomes, et kus oli, et juuste lehvides? Jah, vist ei olnud päris Eestis, aga et valged riided ja juuste lehvides, jah, et juba ilus vaatepilt võiks olla. Eriti veel palja tagumikuga
ja valged juuksed või valged riided ja lahtised juuksed. Et väga visuaalselt kaunis jälle. Et lina kõrval on juuksed, siis teine asi, mida see vastla või liugupäev edendab ja on soovitatud kammida, et siis on püsivad juuksed sirged ja kasvavad hästi. Vabaõhumuuseumi seal vastlapäeva sündmuse juures oli keegi kirjutanud, et tema vanaema soovitas kammida 100 korda vastlapäeval juukseid. Et hommikul 30 ja lõuna ajal 30 ja siis õhtul veel, siis et tuleks 100 täis. Et vot. Ja on ka lõigatud, et sellel päeval mõnel pool on ka lõigatud lambaid, sest see on noor kuu ja see edendab ka siis viljakasvu, lamba viljakasvu. Ja nende samade lambakäeridega, et ükskõik, et kas siis just kohe peale lammast või hiljem on sellel päeval pügatud ka juukseid, eriti neidudel, et kes on soovinud, et nende juuksed oleksid pikad ja kaunid. Ja siis on igasuguseid nippe veel, et kuidas veel seda juukse kasvu edendada. Üks oli see eriti, et lõikad lambaraudadega juuksed ära ja siis jooksed ruttu õue ja vaatad varest, harakat ja vaatad. Ja kui näed, et siis see omakorda edendab juukse kasvu. Ja ma mõtlesin ka, et kui sa seda harakat leiad sealt õuest võib-olla. Ma küsisin, kas pasknär sobib, sest meil on maja ees pasknärid, aga vist pidi ikkagi harakas olema. Ja siis juukseotsi on viidud hobuse lakka alla. Hobusel on ju pikk lakk, pikad juuksed ja siis see jällegi ka selle inimese juukse kasvu edendab. Aga seal on ka hästi oluline see, et kui juukseid lõigata või lasta lõigata, siis seal on ju alati olnud need teatud siuksed nüansid, et ega juukseid ei tohi igaüks lõigata sul. Esiteks ei tohi endal juukseid lõigata, siis muidu lõikad omal mõistuse peast ära. Teiseks ei tohi lapseootel naine sul juukseid lõigata, sest need võivad jälle sul nii-öelda väe ära lõigata, et nad on lihtsalt nii vägevad sellele. Ja kolmandaks pidi eriti hea, kui helde käega inimene, eriti hea, kui on mees, kellel on suur habe. Nii et väga palju tingimusi oli seal, ja lambarauad ja eriti hea, kui veel lamba higiga koos on. Millegipärast ma meil ei ole näinud Eestis suure habemega juuksureid. Et seal lõunamaades on küll. Mehed on juuksurid. No ma räägin, ei ole võtta tänapäeval enam sellist. On see tarkus läinud ära unustatud, et tuleb meelde tuletada. Nii. Sõnnik. Lubasime algul, et räägime ka sõnnikust, sest sõnnik on ka vastlapäeva oluline asi. Hommikul siis varavalges või peale päeva loojangut. Aga siin on küsimus, eks ole, kui valgest läheb magama minna, eks ole. Ja kuidas sa peale päeva loojangut veel viid, siis on siis videvikus. Või siis videvikus viid sõnnikut ja et nagu sellistel taia asjadel ikka, eks ole, paaritu arvu kordi ja siin on öeldud siis 3. 3 hargitäit sõnnikut viid kas peenrale või viskad üle aia põllule või nurmele või vead metsa. Metsa vead seda? Ma ei tea, aga seda metsa on seal palju nimetatud. Ja kui vead näiteks siis paned ree või kelgu peale nii palju, kui jaksad vedada, et vead põllule ja siis paned seal 3 hunnikusse. Aga sellel päeval sõnnikut peab viima oma viljakale maale, sest siis edaspidi sõnnik mädaneb ja laguneb kiiresti ja väetab, annab põllule palju rammu. Et just sellel päeval, et see on nagu selline vaimne toiming, et oma tulevaste päevade töödele rohkem jõudu ja edenemist anda. See on iseenesest väga tore tava. Ma praegu just mõtlen, et vaata nagu ma olen ise mingites aiandusega seotud Facebooki gruppides ja niimoodi, et ega tegelikult kõik meil perenaised juba ju mõtlevad selle uue aasta peale ja juba otsitakse seemned ja müüakse ja nii edasi, et ega me kõik ei ole ju tänapäeval enam põllumehed, aga väikest aeda ikka võib-olla planeerivad naised, kellel on oma aed ja põllumaa. Et selles mõttes nagu aeg ongi praegu selles kohas ja see on siis nüüd üks esimesi töid võib-olla, mida sa saad lisaks seemnete shoppamisele ja mõtete liigutamisele teha.
kuigi noh, meie aiamaa on praegu paksus lumes, et eks ma siis lähen sumpan selle sünnikuga seal kuskil paksus lumes. Kui on vaja, siis on vaja. See on meeste töö muide. Meeste või? Jah. Väga hea. Siis mina seda peale ei mõtle. Et ma ei tea, soolisest õiguslikkusest ei ole vist mõtet meil rääkida, sest meie rahvakultuuris ju rahvakalendris on hulk naiste pühi ja on üks meeste tähtpäev. Aga see siis ei ole töö, eks ju? See on tava. See on taig, jah. Mm-hmm. Või kui liha pole veel söönud, siis see võib ka töö olla. Siis võid selle aga kui liha on söönud, siis see on taig. Külas käimine. Et päev on ju lühikene, parakult läheb magama minna, et no tegelikult polegi aega külla minna. On ju need kogunemised, naistepühad, eks ole. Kõrtsis käigust pole juttu olnudki, eks ole. Me rääkisime, et naised lähevad kõrtsi, aga no mina ei naised on kogu, noh näiteks. Mina käisin alles pudrupäeval naistega kõrtsis ja ma marjapunapäeval lähen ka. Ma ei tea, terve see veebruar ja märts oli üks kõrtsis käimine naistele. Naised on kogunenud ka jää peale Valjalas näiteks või Liumäele, et ega kõrts ei ole maailmas ainuke koht. On teisi kohti veel. Ja vanasti kõrts, eks ole, ei olnud see, mis ta tänapäeval. Tänapäeval me teame, mis on kõrts, aga vanasti kõrts oli küla ainukene kogukondlik hoone, noh kirik, eks ole, veel seal kihelkonna keskuses. Aga tänapäevases mõistes kõrts oli söökla, rahvamaja, külamaja, seltsimaja, koolimaja ja ma ei tea, mis veel. Et ta oli avalik koht ja kuhu oli võimalik siis minna. Aga nüüd siis külla sellel päeval tundub, et ei ole hea minna, pole soovitatud. Visatakse sulle tulist tuhka seeliku alla. Jah. Ja kaevata ka ei tohi, kui seda tehakse. Kui läheb mees külla esimesena, siis on orikad on pahurad, kui läheb naine, siis on emised pahurad. Ja siin on nüüd ka selline rohi olemas. Kohe, kus see rohi nüüd on. Visatakse tema jälge siis see tulist tuhka. Jaa, kui talle aga ära tulles tuhka ja tuld taga visada, siis põleb iga midagi. Siis see on nagu nullid ära selle halva mõju. Aga on olemas ka hoopis teine vaade sellele tuha viskamisele jälgedesse. See on kõne, minu ema on veel öelnud, et tuhka talle või tulist tuhka talle jälgedesse. Minu ema on korduvalt öelnud seda halbade inimeste kohta. Ja ma arvan, et meie pere ei ole mitte ainus ja et see ongi olnud vana tarkus, mida ongi järgitud. Et kui tuhka siis loobid millegi järgi, siis nagu tühistab seal mõju ära. Kodaveres 1889 on pandud kirja, kui naiserahvas vastlapäeva hommiku esite külaliseks tuleb ja pärast minema hakkab, visatas tema jälge sisse tulist tuhka, et põllule sigidust saada. Et nagu hea loomiseks, et mitte kurja tõrjumiseks, aga hoopis selleks, et head luua. Et sama jällegi, eks ole, see toiming, see taig või tava on täpselt sama, visatakse jälgedesse tulist tuhka, aga selgitus, nagu see lähenemine on hoopis nagu see. See ei ole nagu inimesega, inimene ei saa selle tuhaga pihta, vaid ta läheb rahulikult minema ja siis sinna viskad seda jälgedesse. No see on natukene nagu leebe variant. Nii, loomad, kellel on veel loomi, kellel on veel hobused kodus, no mõnel on. Hobustest pidime rääkima, sest hobuse aasta algab ka siis teisipäev. See teisipäev on väga hea päev, hakata õpetama noort hobust või kui teil juhtub olema veohärga. No, aga on inimesi, kellel on sellised loomad kodus? Ja maailmas veel ka on kohti, kus härgadega veetakse. Siis on lõigatud hobustel lakka ja saba, et ta oleks terve ja tugev. Ja on ka veistel sabasid lõigatud, et nad kosuksid hästi. Et siis võib ka mõelda, et inimestel ka juuste lõikamine peaks andma neile sellist tugevust ja kosumist. Et mitte ainult juukse kasvu. Ja juukseid me ei ole ju lõiganud ainult selles mõttes naistel ja tüdrukutel, vaid me oleme kõigil lõiganud ja lastel peal juukseid. Ja mis on üks väga põnev kirjeldus aastast 1923, Pühalepa. Vastlapäeval peab looma söötmise ajaks omale valged linad ümber panema. Vist, et hääd linad kasvaks. Kas siis, kui ma koerale panen hommikul süüa, siis pean ka valged linad panema?
kui muud looma ei ole, siis ka koera söötmisel. Nagu lihtsalt selleks puhuks, et lähen panen talle krõbinaid ja siis ei pidada. Nii, aga on ka kalaõnne sellel päeval loodud. Ämaja, Saaremaa, vägagi põnev, et on mindud mägede pääle ja hüütud. Tursad tulgu meie merde, muda mingu muude metsa. Väga hea, meil on Kuutsemäele pole kauge minna. Et meil on siin neid mägesid muid ka, et kui me siin röögime, siis teisipäeva päeval et tursad tulge, siis teate, mis toimub. Nii. Lõpuks veel 2 unustatud või peaaegu unustatud tava. Üks on kada ehk metsiku ajamine. Ja see on olnud siis Lääne-Eestis ja saartel, Lääne-saartel veel nüüd mäletatud ajal kombeks. Ja see kada on siis kas vanad püksid, mis on aetud põhku täis või korv, kuhu on topitud vana kaltsu või on tehtud vanadest inimese riietest nukk, täidetud jällegi õhuga. Ja see nukk on siis pandud varda otsa, seda on kantud hulgakesi ja selle teekonna peal on siis teda veel ka nüpeldatud vahepeal. See natuke meenutab seda tuhapoisi või tahmatooma tava, et midagi siis soovimatut oma kodust ära viia. Aga kui jõulude ajal me viime igaüks oma kodust kellegi teise ukse taha ja kõik pered on seda teinud, siis liugupäeval on külade kaupa, on tehtud see kada ja on viidud siis kas metsa või on viidud ka siis teise mõisa maa peale üle piiri. Kaugemale, jah. See on siis kollektiivne nagu tegemine olnud. Kogukondlikku, jah. No jah, ma ei tea, seda ei ole vist küll Eestis ammu tehtud. Ma olen olnud ühes pärimuslaagris Tseelia juures, kus me tegime metsikut. Aga see oli kesksuve ja me vist viisime ka selle metsa ära selle kamba peale, et vähemalt üks metsik on meil tehtud uuemal ajal ja ma kahtlustan, et kusagil keegi veel on seda teinud. Aga üks siis nüüd tähtis töö, mis tagab, et sead püsivad ühes kohas, nii nagu see kontide viimise puhul, on siis tehtud lõigatud palgist kettad. Mõne on ka kohati kirjatud nad ära, tehtud kauniks. Ja iga laps on saanud oma ketta ja on ajanud siis oma ketta sinna kohta, kus suvel sead karjas hakkavad käima. Kepiga on aetud, on püütud, et ta siis veereks või niisama lükatud ja siis seal karjas käimise kohas on matetud maa. Aga tundub, et sellest sai alguse kurling. Või jäähoki. Ta on rohkem jäähoki moodi. Minul kohe tuli, kui ma seda ketast asja lugesin, tuli kohe see kurling silmade ette. Aga ma tean, et kui isegi kui sigu ei ole, siis on mingi hint, et miks mitte ka Tallinnas seal mingi gümnaasiumi staadionil anda lastele kettad ja kepid kätte ja lasta veeretada siis võib-olla aja peale. No jäähoki sisuliselt siis tõesti jah, et selles mõttes seda ei ütle, et talvel mängitakse. Ma arvan, et see võib olla isegi täitsa tavaline kehalise kasvatuse. Ei pea ütlema, et jäähoki, et meil on ju see sigade ajamine. Ja praegu ka see vana video, mis me vaatasime Otepäält 1959, väga vilkad liigutused nende regede lükkamisel tõid mulle meelde eilse naiste 10-kilomeetrise sõidu olümpiamängudel. Uskumatult kiired ja väga sportlik, et meie esivanemad on teinud ka selliseid asju, mida saab spordiks nimetada. Meil on olemas täiesti maarahvas spordialad erinevad ja mõelge vaid Lurichi ja Abergi ja teiste peale ja nende kümnete ja tuhandete tulevate meeste peale, kelle nimesid me ei mäleta enam. Et nad on treeninud rahvalikke spordialasid harrastades ennast vägevaks. Nii, aga miks tuleb minna ruttu magama teisipäeval? Kuidas seda on põhjendatud? No, ma arvutasin, et siis saab järgmise aasta jõuluks uusi tittasid äkki või? Vaata on öeldud ju ka see, et kes viimasena läheb magama, et see saab laiskuse. See on jällegi nagu selgitus, aga tõepoolest, et kujutad ette, et me nüüd läheme või lähevad inimesed magama seal enne 6, enne kui pimedaks läheb.
noored kogunevad kuskile linna peale ja siis vanemad abieluinimesed, lapsed jäävad koju, lapsed jäävad magama, mida siis need täiskasvanud lamavad voodis, vaatavad üksteisele otsa. No mis nad siis teevad seal? Kui ma olin laps, siis me magasime vendadega, vähemasti väiksena, ema-isaga ühes toas. Ja ma mäletan täpselt, mida nad tegid. Tema oli juba voodis, siis tuli ka isa ja siis hakkas peale. Endel, kuule, see aed on ikkagi parandamata. Ja see vasika aial on see väravan ju logiseb ja katki. Millal sa selle ära teed? Ja kuule, me peaksime tellima ju ikkagi juba selle heinaniiti ära. Ja see igal õhtul käis samasugune undamine ja isa kohmas, et lase magada. No see on üks võimalus, eks ole, aga mida veel saab voodis teha? Ma ei tea, pimedas. Mul on nagu mõtted otsas. No jah, meil on mõtted otsas, aga eks igaüks saab ise mõelda, mida siis täiskasvanud inimesed saavad teha, kui neil on antud selline vaba õhtu voodis. Ja usk käsib. Me peame küll ütlema, et meil on küll 3 last, aga me ei ole nagu seda vastlapäeva niimoodi tähistanud kunagi varem. On olnud küll meeles, aga väga raske on jah niimoodi ajada kõik magama, kui No võime siis proovida. Kui elekter veel on olemas. See aasta võime siis proovida, et lähme siis kõik 5:30 magama ja vaatame siis. Aga kui see teha nüüd nagu riiklikuks pühaks ja seadusega käskida, et kõik peavadki täiskasvanud magama minema pimedalt, et äkki see aitab ka meie viibele kaasa. Et see kõik see häda ja viletsus selle sündivusega, mis on. Aga tead, üks tähtis asi meil jäi rääkimata, et naised lähevad tantsima. See tuli mulle praegu meelde, seepärast ma tean, et Heidi käib teisipäeva õhtuti rahvatantsus. Ja võt, Heidi teeb täpselt õiget asja, et teisipäeva õhtuti tuleb kepsutada ja tantsida. Ja mõnel pool, naised eks ole siis oma vahel ja mõnel pool on tütred kaasa võetud. Ja, et sellel päeval on tantsimine väga hea, väga soodustatud. Aga ma ei tea, võib-olla siis ka õhtuti nad seal tantsisid, kui pime oli. Voodis. No, ma ei tea. Öeldakse küll voodisamba olevat olema, ma ei ole kunagi näinud, aga et eks vanast olid ka omad tantsud. Rahvatantsijad teavad paremini. Aga siis nüüd me oleme küll rääkinud siin pikalt sellest vastlapäevast, et vahepeal tuleb veel sõbrapäev ära tähistada siin kaasaegsid kombed. Kes tähistab, kes ei tähista. Vaatame, kas meid veel keegi kuulab ka. Ja meil on midagi kirjutatud siin, kas aegliivatee ka sobib. Teate, Aire, kui muud teist nõmmliivateed ei ole, siis vast sobib ka aegliivatee. Kivivared. Ja ma olen hoidnud pilku peal endal. Kui on kellelgi veel midagi küsida või midagi tahate veel arutada või midagi veel täienduseks lisada, siis praegu on see koht. Sest muidu me tõmbame otsad kinni. Aha, näed Leili kirjutus, et tema kuulab ja tukub. Ma tean, no me niimoodi vaikselt siin räägime, ei ole tõesti väga palju elevust. Vahepeal küll lasime nendel rahvalauludel kõlada, aga siis pole muud, kui et hõissa liugu ja head liugupäeva. Just. Tehke see päev endale rõõmsaks, toredaks ja pühitsege. Saagu nii. Head aega!